kõik sai alguse üldse minu tädist, kes siis on minu treener ka, Natalja Kotova. Et just tema siis oli see inimene, kes mängis väga suure rolli siis minu elus ja siis mina juba, kui olin 8-9-aastane, tulin tema juurde vehklemistrenni. Kohe võib-olla sellist talenti või mingeid selliseid eelsoodumusi, et ma saan olümpiavõitjaks ei olnud, et selles mõttes, et esimene aasta, kui ma tegelesin vehklemisega, oli mul üldse väga raske, aga samas, kui mul on mingi eesmärk ja ma tahan midagi saavutada või saada üldse elus, et ma teen selleks kõike, et seda saada. Ja mina tegin näiteks endale sellise nagu unistuste või oma eesmärkide sellist nagu kaarti, et kleepisin sinna peale kõik pjedestalid, medalid, et mida ma tahan saavutada, no enam-vähem, et kuidas mina kujutan ette seda oma tulevikku ja oma eesmärki, et mille jaoks ma siis tulen siia saali. Psühholoogiliselt vehklemine on ka väga raske, et üks asi, et sa füüsiliselt olla valmis ja palju vehelnud ja kogemused sul juba käes, aga kui sa ei ole mentaalselt valmis, siis sul ka nagu ei tule midagi välja. Et see psühholoogiline külg, ma arvan, on 50% võidust. Minu elu on spordiga väga seotud, aga no mitte ainult vehklemisega, et no siis, kui ma gümnaasiumi lõpetasin, ma hakkasin juba ette planeerima, et mis siis mind võiks elus veel huvitada peale sporti, sest sport üks päev võib lõppeda, aga elu läheb edasi ja ma arvan, et igal inimesel võiks ja peaks olema veel mingi eriala, kuhu ta võiks tööle astuda ja praegu juba aasta aega ma töötan Tartu Ülikooli kliinikumis õena traumatoloogia osakonnas.